Halleluuja. Palvetame koos. Kallis taevane Isa, me täname sind, et sa oled hea Isa. Ja me teame täna ka, et sa nii armastasid meid, et sa ei jätnud meid ilma sinu armastuseta, ilma sinu ligioluta, vaid sa saatsid oma poja Jeesuse. Ja tema tuli ja elas ja näitas meile, milline sina Isa olid. Elas koos oma rahvaga siin maa peal, kuni Isa sina kutsusid ta enda juurde tagasi. Aga ta tegi ka midagi. Ta läks ja risti surma kaudu võttis tagasi jälle selle valitsuse need võtmed, mida vaenlane oli varastanud. Ja seda risti surmaga me täna ka tuletame jälle meelde, seda uut lepingut, Jeesus, mis sinu surmaga ja ülestõusmisega sai elavaks meie südametes, et Jumal ise, Immanuel, on tulnud elama meie südametesse, täidab meie südamed oma armastusega ja see võib paista meist välja. Aitäh sulle, Isa, et me täna võime kogeda sinu headust ja sinu armastust. Ja me tahame ütelda ka, et me tahame ülistada ja tänada sind üheskoos Jeesuse nimel. Amen. Amen. Ole hea, Jüsika. Nii nagu tõuseb päike igal hommikul, sama kindel on su armastus. Nagu ookeanis vesi, nagu tuul, mis seal ei väsi, nõnda on su arm ja ustavus. Ma tean, mu armastus on puudulik, kuid sinu arm, see on täiuslik. Kui ka meie jõud saab otsa, edasi ei minna jaksa, tean, et jääb su arm ja ustavus. Ei ole palju sulle anda, ma ei looda iseenda, panen lootuse ma ainult sinule. Kui ma murdnud andnud tootust, tean, et sa ei heida lootust, tean, et ustavaks jääd minule. Nii nagu tõuseb päike igal hommikul, sama kindel on su armastus. Nagu ookeanis vesi, nagu tuul, mis seal ei väsi, nõnda on su arm ja ustavus. Iga taevas pole pilvitud, iga võitlus pole võidetud, kuid võin sinus julge olla, see, mis sina lased tulla, see su arm ja ustavus. Kuid võin sinus julge olla, see, mis sina lased tulla, see su arm ja ustavus. Ei ole palju sulle anda, ma ei looda iseenda, panen lootuse ma ainult sinule. Kui ma murdnud andnud tootust, tean, et sa ei heida lootust, tean, et ustavaks jääd minule. Iga taevas pole pilvitud, iga võitlus pole võidetud, kuid võin sinus julge olla, see, mis sina lased tulla, see su arm ja ustavus.
kui mu süda valu täis ja su hääl must kaugel on. Ma hoian kinni tõest, kuigi sind ei näe. Kui mu eluteel on torm ja kõik tundub võimatu, ma usus tõstan käe ja sind usaldan. Kui mu süda valu täis ja su hääl must kaugel on, ma hoian kinni tõest, kuigi sind ei näe. Kui mu eluteel on torm ja kõik tundub võimatu, ma usus tõstan käed ja sind usaldan. Seda meenutan, mis teinud mu jaoks, sest uue elu su pojalt ma sain. Seda meenutan, mis teinud mu jaoks, sest uue elu su pojalt ma sain. Su armastus, see päästis mind, vabastas ning muutis mind sinu maa, ainult sinu maa. Kõrgel mäel või orus maa, hüüan sind hing meenuta sinu maa, ainult sinu maa. Su armastus, see päästis mind, vabastas ning muutis mind sinu maa, ainult sinu maa. Kõrgel mäel või orus maa, hüüan sind hing meenuta sinu maa, ainult sinu maa. Kui mu süda lootus täis ja su lubadus mu ees, kui su käed kui helde arm minu ümber on, olgu alandlik su ees, sest nii vajan issand sind. Kiites tõstan käed ja sind usaldan. Sinu armastus mind teinud mu jaoks, sest uue elu su pojalt ma sain. Seda meenutan, mis teinud mu jaoks, sest uue elu su pojalt ma sain. Su armastus, see päästis mind, vabastas ning muutis mind sinu maa, ainult sinu maa. Kõrgel mäel või orus maa, hüüan sind hing meenuta sinu maa, ainult sinu maa. Sinu maa ja ainult sinu maa. Sinu maa, ainult sinu maa. Jumal, ma tahan tuua täna sinu ette need, kes meie pere ja sõbrad, kes on tänasel päeval haigena kodus. Ma ei tea küll kõiki neid inimesi, aga ma saan sinu ette tuua kindlasti oma tütre Jasmiini. Ma tänan sind selle eest, et tema väike keha võib väga kiiresti terveks saada. Ma palun sind selle eest, et sa võtad ära temalt selle raskuse, et ta ei saa korralikult hingata, kui ta magab, selle kõha, selle nohu ja sa lihtsalt oled tema kõrval, valvad teda, valvad tema und, kui ta magab, valvad tema ärkvelolekut. Ja ma tõstan ka kõik teised sinu ette, kes praegu kuskil haigevoodis on või üldse, kes vajavad sind, kes vajavad su lähedalolu, kes vajavad tunda sinu armastust, Jumal. Kes vajavad teada, et sa oled nendega nende raskustes ja nendega heaolus. Ma lihtsalt tõstan meid kõiki sinu ette praegu.
meie pere, meie sõbrad, meie tuttavad, need, kes tulevad meie meelde praegu, need, kes tulevad meie südametesse, need inimesed. Lihtsalt ole meie kõigi kõrval praegu, Jeesus. Silmad nägid mind enne kui sündisin. Mu vastus alati olnud hea. Mu peale mõtlesid enne kui hingasid. Mu vastus alati olnud hea. Su ülevoolav igavene suurim armastus. See jätab ühe eksinud lamba pärast maha muu. Ei suuda eales tasuda sulle sinu heldet ohverdust. See ülevoolav igavene suurim armastus. Sa võitlesid mu eest, kui polnud sinu juures ma. Kuid mu vastus alati olnud hea. Ei leidnud endalt väärtust, siiski maksid kõik mu eest. Kuid mu vastus alati olnud hea. See ülevoolav igavene suurim armastus. See jättis ühe eksinud lamba pärast maha muu. Ei suuda eales tasuda sulle sinu heldet ohverdust. See ülevoolav igavene suurim armastus. Pole liiga kauget paika, kuhu sa ei tuleks mu südant otsides. Pole valesid ja müüre, mida sa ei murraks mu südant otsides. Pole liiga kauget paika, kuhu sa ei tuleks mu südant otsides. Pole valesid ja müüre, mida sa ei murraks mu südant otsides. See ülevoolav igavene suurim armastus. See jätab ühe eksinud lamba pärast maha muu. Ei suuda eales tasuda sulle sinu heldet ohverdust. See ülevoolav igavene suurim armastus.
rahu jätad sa, oma rahu ma annan teile, oma rahu jätad sa. Ei maailm võib rahu anda, oma rahu jätad ma, oma rahu sa annad meile, oma rahu jätad sa. Ei maailm võib rahu anda, oma rahu jätad sa. et sinu rahu oleks meiega, Jumal. Kogu selle kaose keskel, mis maailmas võib olla, mis iganes asjad meie perekonnas on, mis iganes asjad meie sees toimuvad, et sinu rahu oleks meiega iga päev, iga hetk, iga tund, iga minut. Sest see on see, mis loeb ja see on see, mis aitab meil edasi liikuda meie olukordades ja meie eludes. Oma rahu jätad sa meile. Amen. Asjad hakkavad hüppama siin. Asjad hakkavad hüppama. Asjad hakkasid hüppama, et liiga vähe käsi oli ühel hetkel. Oleks võinud mõni käsi veel olla. et minu lähedal muidugi on väga ohtlik tihti olla, sest ükskord hakkas isegi ühele jäätis hüppama, kes mu lähedal oli, nii et võivad asjad juhtuda. Aga aitäh, Kirsika, ma usun, et see oli väga hea üheskoos meil ka lihtsalt ülistada ja tänada. Ja tõesti see rahu, milles sa ka laulsid, see on midagi nii üleloomulikku, et ma väga tihti ei oska asju seletada. Kui ma ei ole ka väga õppinud, ei suurtes kõrgkoolides olnud ega kuskil, sellepärast mulle meeldib väga lihtsus. Et ma olen ise väga lihtne ja ma saan ka Jumalast väga lihtsalt aru, mitte väga keerulisi teid pidi. Aga mõni teine saab jälle natukene keerulisemalt ja natukene põhjalikumalt ja natuke sügavamalt ja see on ka okei. Me olemegi kõik erinevad. Nii et ühte sama meie taevast isa me teenime ja täname teda. Enne kui ma lähen edasi, siis mõned teated ka, nagu siis olete näinud ka juba ka Facebooki, kes te olete vaadanud, siis meie veebruarikuu kava on üleval ka ja meie kavas võib tulla muutusi, aga vähemalt nii palju ma tean, et järgmine pühapäev siis ma ise ei ole kahjuks siin, aga meil tulevad Otto ja Monika siis Valgast ja nad teenivad ja siis ma olen ise ära viimas oma Kanada tütart, kes on juba 2 nädalat olnud ja veel viimane nädal on jäänud, aga järgmine pühapäev ta lendab tagasi koos lastega, nii et see on meil viimane aeg koos ka veel nädal olla ja siis lähengi Tallinnasse lennujaama viima. Aga ma usun, et kes te olete koha peal, teil tuleb ka samuti hea aeg siin. Ja üks põnev ootus on ka, see on veel, viimane kinnitus on veel tulemata, aga Kohila noortel on plaanis tulla siia jälle. Et ma ei mäleta, kas keegi siin olijatest oli ka, kui nad olid, see oli täpselt enne, kui eelmine aasta algas kogu see koroona, või 2 aastat tagasi algas kogu see koroona olukord ja me saime nendega koos teha viimase laste laupäeva siin. Ja siis selle järel pandi kõik lukku. Ja ma loodan, et kui nad nüüd uuesti tulevad, et see tähendab märk sellest ka, et siis läheb kõik lahti jälle. et see on natuke niimoodi väikse huumoriga, aga vähemalt lootus on, aga nad kindlasti tulevad ja nendel on üks mõnus noortebänd, mida nad teevad ja loodame, et saame siis teha ühe laste üritusega või noortel lastele siin ja võib-olla ka mingi sellise väikse, meil on siin huvilisi juba, kes tahaksid ka
ülistuses mängida või midagi teha, et saame nendega koos Kohila noortega kokku tulla ja midagi plaanida ka. Nii et ma usun, et ühel hetkel meil täna, kui ei ole Kirsikat siin või Leo, kes rõngust käib või keegi ja no mina trummi mängin, aga üksinda trummi mängida on natukene sihuke, ei ole päris hea, aga ma usun, et noored tõusevad ja nad võtavad ühel päeval selle lava üle, et võimalused on loodud ja saame üheskoos noortega, kes põlevad Jumalale ülistada ja see on hea. Nii et ma tean, siin üks ja teine õpib vaikselt juba kas mingit pilli või laulab või nii, et meil on tulevikku ja oleme selle eest tänulikud. Nii et see on natuke kaugem selline, siis vaatame ettepoole ka ja tõesti usume ka, et ma ise usun, et see suvi tuleb ka jälle teistmoodi, et me saame korraldada ka üritusi ja mitu aastat ei ole ka saanud ei isasõda üritusi ega midagi teha, aga et see asi saab pöörduma ja muutuma. Ja see, mille jaoks me tegelikult oleme tulnud siia, et me saame seda visiooni ka ja südame igatsusi nagu ellu viia. Samamoodi, et reisida jälle ja teha kõike seda, mis on täna olnud piiratud. Aga siis sellised nagu teated, mis ees ootavad ka ja meil on siin ka korjanduse karp olemas, et kui pärast keegi tahab anda ja sul on südames või ka, kes te kodudes vaatate, tahate õnnistada seda tööd, mida me oleme tegemas, siis alati on see võimalus, sest kogu koguduse töö põhineb vabatahtlikel annetustel. Et meil ei ole midagi muud, aga need, kes tunnevad, tahavad olla kaasas ka ja aidata ja meil on ka kodulehel on olemas pangakonto number, et nüüd on see muutunud ka, et me oleme avanud uue arve Coop Pangas, nii et sealt leiab meie Facebooki lehelt selle uue arveldusnumbri ka, kuhu saab siis selgitusse panna kas kümnis või annetus, nii et kanda seda, mis su südames on. Ja piibel räägib ka, et armastab rõõmsat andjat. Et ei ole niimoodi, et sa pead tegema. Mina tulin siia Tõrvas, mõtlesin, ma tahan kogudusest ühe sõna ära kaotada, see on peab. Ei pea, aga kui sa tahad, kui sa südames tunned. See on ka, mida piibel ühes kohas ütleb, Jumala sõna ütleb, et kui sa viskad leiva vee peale, sa saadad endast kaugele selle ära, siis tegelikult see tuleb kuskilt teist, 3., 4., 10. teed pidi sinu juurde tagasi. Kui sina annad, siis sulle antakse. See on üks selline, ma ei tea, kuidas need töötavad. Kui sina õnnistad, siis sind õnnistatakse. Ja sa ei õnnista mitte, sa ei anna sellepärast, et sa saaksid tagasi, vaid see annab sulle rõõmu. Ma usun, et kui sa oled kedagi aidanud oma elus, oled midagi andnud, keegi on vajanud midagi ja sa oled saanud aidata. Sest iga andmine on tegelikult ükskõik kellele, see on andmine. Üks võimalus on kogudusse anda, aga teine sa saad aidata kedagi. Ja minu ellu on olnud aegu, kus meil ei ole midagi ja ühel hetkel lähed uksest välja, see toidukott on seal. Et ma tean seda, mida see tähendab. Kui sul on midagi ja sa saad aidata kedagi ja see andmise rõõm on tegelikult nii suur. Sellepärast ka koos Jumalaga elu, see ongi õnnistatud elu. Ja ma siiamaani ei tea, kuidas on võimalik, et 4 × 4 ei ole mitte teatud number, vaid see võib olla, või 2 + 2 ei ole 4, vaid see võib olla 40 või 400 või 4000. Aga see matemaatika, mis me koolis õpime, see kehtib siin elus. Aga koos Jumalaga elus see ei kehti, sest et kui Jumal lisab ükskõik millele oma õnnistuse, siis seda on miljoneid kordi rohkem. Amen. Nii et kui sa tahad ka õnnistada või anda, siis see võimalus on olemas. Aga ma täna tahaks jätkata ühte siis teemat, mis me oleme aasta alguses siin juba nagu jaganud ka või rääkinud sellest ja see on Jumala tundmine. Ja mõtlesin, et ma seekord tõesti võtan nagu natuke selle pikemalt ja lahti niimoodi, et jagan ka Jumala tundmisest, Jumala isa tundmisest ja täna ma tahaksin jagada Jumala tundmisest Jeesuse, tema poja tundmisest. Ja veel, mis ees ootab, et ka rääkida püha vaimu tundmisest ja mitte vähem tähtsast
kui meie oleme osa Jumalast, kui me oleme üks meeskond Jumalaga, et Jumal elab meie südametes, siis ma arvan, et väga tähtis on ka see, et tunda iseennast. Et tihti me ei tunne iseennast ka. Nii et sinnamaani ka ühel pühapäeval jõuame välja. Ma küll eelmine kord ka natuke rikkusin seda kõike, nii et jagasin hoopis ühel teisel teemal ja see oli vabadus. Ja vahepeal tulevad ka teised mõtted, aga ma usun, see natuke kõik haakub ikkagi kõige sellega, mis me oleme tegemas ja ma olen saanud sellest eelmisest pühapäevast väga häid tagasisidet juba nii mitmel, et kuule, sa rääkisid täpselt mulle. Ma ei tea, kellele ma räägin seda, mida Jumal taevane Isa paneb südamesse, aga kui ta paneb südamesse midagi, ma usun, see ongi just kellegile. Keegi, kes vajab seda. Ja seda siis toimibki, et ta annab seda leiba ülevalt, on ju öeldud, et piibel on Jumala sõna, see on nagu üks leib. Ja me vajame seda ka. Me vajame seda leiba, mida süüa igapäevaselt. Ja võib-olla see on erinev, üks sööb peenleiba ja teine sööb täistera leiba ja musta leiba ja teist leiba, see võib olla nii erinev, aga me ikka kõik vajame leiba. Ja mõned söövad saia rohkem ja ma olen käinud niisugustes maades nagu mida rohkem lõuna pole, ega seal musta leiba ei söö keegi. Sellist leiba nagu meie sööme, et isegi juba Venemaale minnes on see leib muutub järjest heledamaks ja valgemaks, aga süüakse ainult nagu sellist heledat leiba, aga meil süüakse ikka musta leiba. Ja mul tütar tuli Kanadast, siis ta nüüd sööb palju musta leiba siin, sest seal ei ole sellist musta leiba. Nii et mulle endale meeldib ka must leib ikkagi. Ja meil ongi erinevad, aga samamoodi nagu leiba me vajame ka Jumala sõna. Ja tegelikult see on üks hea aeg, kus me saame kokku tulla. Aga vaatame mõned kirjakohad ka siis koos ja see üks kirjakoht, millele me oleme nagu ehitanud seda siis kõike seda teemat on Matteuse 7. Ja siin on Jeesus rääkimas ja ütleb nii, salmist 7:22, mitmed ütlevad minule tol päeval, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud, sinu nimel ajanud välja kurja vaime ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole elades teid tundnud. No, tunduvad nagu karmid sõnad siin. Et me arvame, vähemalt mina olen ka väga pikalt oma elus kõndisin niimoodi ja arvasin, et ma tunnen Jeesust. Isegi kui ma ei tundnud Jumalat isana, siis ma ometi arvasin, et ometi Jeesust ma ju tunnen. Jeesus oli minu jaoks keegi, kes tõesti oli hea, aga juba Saaremaal elades, ma lihtsalt tuletan selle jälle meelde selle hetke, siis Jeesusest on ka tehtud väga erinevaid filme. Ma ei tea, kas keegi teist on näinud filmi Jeesuse elust. Et on olemas siis erinevad evangeeliumid, on Matteuse evangeelium ja siis on Luuka evangeelium ja siis on Johannese evangeelium ja kui te natuke loete neid evangeeliume, siis kõik on natuke erinevad, sellepärast, et me kõik näeme erinevalt. Me võime täitsa sama sündmuse juures tunnistajaks olla ja kui pärast küsitakse meie käest. No ütleme, et meid on 10 inimest ja me oleme sama sündmuse tunnistajaks ja me saame täpselt 10 erinevat versiooni sellest sündmusest, sest me kõik näeme natuke erinevalt seda. Ja sellepärast ka kõik need tunnistajad, kes olid seal või kes hiljem kirjutasid sellest, nad kirjutavad seda natuke enda nagu silmade läbi, kuidas nemad nägid seda. Ja siis minu esimene nagu kogemus ka Jeesuse filmiga on, mis meil hästi Eestiski kunagi, kui vabadusaeg tuli, siis kinodes näidati ja see oli film siis Jeesusest Luuka evangeeliumi järgi ja tehtud film. Ja teate, milline Jeesus selles filmis oli? See oli väga ilus Jeesus, selline püha, nagu natukene, nagu oleks selline valgus ümber umbes, et ta oli nii tehtud, nii, no loomulikult kuni risti surmani, siis teda peksti ja muidugi, kui keegi on näinud Mel Gibsoni tehtud filmi Jeesusest, Jeesuse Kristuse kannatused, siis see on väga kole film jälle. Seda on väga reaalselt
kõik see on nii hästi detailselt, kõik see peksmine ja kõik see on nii toodud, et ta on hästi nagu jälle tehtudki teatud eesmärgiga. Ja keegi on jaganud seal Facebookis seda siis fotot, kuidas seal veriseks nii-öelda pekstud Jeesuse kõrval Mel Gibson istub siis ja kurdab, kui raske elu tal on või noh, et kas sinu elu on raske. Aga minu nagu selline pilt sellisest Jeesusest oligi selline ilus ja püha Jeesus umbes, et talle nagu kogu aeg aupaiste ümber ja kõnnib ja tegi tegusid ja kõike, mis juhtus. Ja siis ma ühel hetkel nägin filmi, mis oli tehtud Matteuse evangeeliumi järgi. Ja see oli hästi pikk film, veel 3 tundi selline hästi, kindlasti need filmid on tänapäevalgi kõik saadaval, kui huvi on, võib-olla internetiski on võimalik neid leida. Aga ja seal Jeesust kujutled nagu see pilt, mis Jeesusest maaliti, et ta oli inimene. Ja mis ta tegi seal, nad olid oma jüngritega koos seal ja ühel hetkel nad hakkasid lihtsalt mürama, mängima. Neil oli fun, lõbus aeg lihtsalt. Ja mina sain vihaseks. Mis te mu Jeesusega teinud olete? Jeesus on ju püha ja kõik see ja see oli minu pilt, mis nüüd, kui ma nägin teistsugust pilti, siis see ei mahtunud minusesse ära, sest ma ei tundnud sellist Jeesust. Ma tundsin ühte teistsugust Jeesust, aga ma arvan, et ma tundsin Jeesus selle järgi, kes ta nii-öelda tema tegude järgi. Ja siin ka selles Matteuse 7. tegelikult ütleb, et nad olid teinud palju tegusid. Aga Jeesus ütleb neile lõpuks, ma ei ole teid tundnud. Ja me võime ka teada kedagi. Ütleme tuntud inimesed, kes on kuskil Eestis, kas poliitikud või ütleme näitlejad, väga kuulsad on. Me võime öelda, et me ju teame neid. Me arvame, et me tunneme neid. Tegelikult me ju ei tunne. Kas Eesti presidenti või peaministrit või mõnda kuulsat. Me näeme neid televiisoris, me kuuleme neid või oleme laval või kuskil, aga me ei ole istunud nendega ühe laua taga, ajanud juttu, veetnud aega koos, on ju nii? Me ei saa öelda tegelikult, et me tunneme neid, me teame neid. Ja täpselt sama olukord võib olla Jumalaga. Me oleme kuulnud lugusid, mis on juhtunud, ja me näeme kõike seda, võib-olla vaatamegi filmi või loeme piiblist, aga meil puudub see isiklik tundmine. Me ei ole söönud õhtust koos temaga. Miks Jeesus oli koos jüngritega seal, nad istusid, nad veetsidki aega koos. Teate, kuidas kõige paremini me saame üksteist tundma õppida? See ongi midagi koos tehes. Teate, koos tööd tehes näiteks. Küll õpid hästi inimest tundma. Näed kohe ära, kas keegi on nagu natuke töökam või mõni on selline, leiab kohti, kus istuda ja niimoodi. Väga hästi õpid inimesi tundma. Mina olen väga palju käinud missioonireisidel. Oi, kuidas õpid inimesi tundma. Ühes autos, 2 ööpäeva. Küll õpid tundma. Või isegi omal ajal väga palju rändasime selle draamaetendusega ja olime peredes. Me olime nädal aega kuskil ühes peres või nädal aega kuskil koguduses. Ja nädala jooksul me juba võisime öelda, me natukene tundsime neid. Sa õpid ära, sa juba näed, mida nad söövad, mida teevad. Mõnes peres on selline rutiin. On peresid, kes näiteks söövad täpselt sama hommikusööki nädal aega. Boring, igav, mina ei suudaks. Ma ikka söön üks hommik ühte ja teine hommiku teist ja sellist vaheldust tahaks elus on ju. Aga mõned söövad rõõmsalt ja neil on, aga ma ei tahaks nüüd väga üksikasjadesse minna. Aga lihtsalt ma toon selle näite, et me saaks aru seda, et tegelikult, mida Jumal ka igatseb, et me tuleksime teda tundma. Ja sellisena, kui ta on. Ja ma juba jagasin isa tundmisest ja kõigest sellest, kes ei ole ka kuulnud, siis on võimalus järgi kuulata. See peaks olema meie koguduse Facebooki lehel üleval ja ka YouTube'is vist meie koguduse sellel, et see esimene osa
Aga samamoodi, kui minu elus, et ma ei tundnud isa, siis ma arvan, et ma olin täpselt selle koha peal ka, et ma ei tundnud tegelikult Jeesust. Ma tundsin tema tegusid, ma uskusin seda, et ta on hea. Ma kunagi ei kahelnud selles, sest nähes seda, mida Jeesus tegi, siis me ei saa kahelda, et ta ei ole hea. Isa koha pealt ma natuke kahtlesin. Aga lihtsalt ma nägin kõike seda, ta oli päästja minu jaoks, ta oli tervendaja, ta oli imetegija, kõik need, mida ta tegi. Aga ma ei tundnud teda tegelikult sellena, kes ta oli. Ja see oli see, et ta oli pojaks oma isale. Ja keegi on väga hästi öelnud nii, et silmad ei märka kõike, seepärast tuleks tõde otsida südamega. Ja tõesti, me võime vahest vaadata ja mitte näha. Ja nii kui ma ütlesin ka, kui rääkisin isa tundmisest, siis tegelikult minu südame silmadel olid valed prillid ees. Ma nüüd kasutan ka prille. Võtan ära ja panen, sest et kaugele ma ei näe nendega vaadata, aga lähedale ma ei näe ilma nendeta. Aga vahest võivad meil olla ka kellegi inimese tundmises, samamoodi nagu Jumala tundmises, valed prillid ees. Need on eelarvamused. Mõtleme, võib-olla vahest on kellegi inimese kohta meile midagi räägitud. Ja meil tekib mingisugune arvamine temast. Oi, ta on selline ja selline. Ja siis sa saad lõpuks selle inimesega kokku. Veedad temaga natuke aega koos ja vaatad, vau, täitsa okei. See, mis on räägitud, see on täiesti vale olnud. Ja samamoodi meile on maalitud pilti, mis ei vasta tegelikult tihti tõele. Ja samamoodi ka Jumala kohta, samamoodi Jeesuse kohta. Nii et siis Efesuses on see palve, mida ma olen ikka ka öelnud ja ette toonud, on, et Jumal ava mu südamesilmad. Me oleme ka laulnud seda, aga see on Efesuse 1 ja siis 17. Ja siin Paulus palvetab, et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal au isa annaks teile tarkuse, ilmutuse vaimu tema tunnetamises ehk tema tundmises ja valgustaks meie südamesilmad. Et ta avaks meie südamesilmad või valgustaks, et me tõesti võiksime tunda Jumalat ja näha mitte niimoodi uduselt kaugele vaadates, aga selgelt. Meil võib olla mingi udune pilt, aga Jumal tahab selle nagu selgeks teha, et me tõesti näeksime. Vau, Jumal on hea, isa on hea, Jeesus on hea. Halleluuja. Nii et see on midagi. Ja Jeesus oli enne kõike pojaks oma isale. Ta oli kõike seda muud ka, ta oli päästja, ta oli tervendaja, ta on siiamaani. Ta on kõike seda, aga oma isa jaoks, Jumala jaoks, meie taevas isa jaoks, Jeesus oli poeg. Ja samamoodi, kui Jeesus oli poeg, saame täna meie olla pojad ja tütred. Sest kui ta ei oleks olnud selleks eeskujuks meile, ei oleks meil lootust. Sest mõelda, kui Jeesus olekski olnud see üliinimene. Superman. Tänapäeval on noortel ongi kõiksugused supermanid, erinevad võimed ja kangelased ja kas te teate, et tegelikult, mida Iisraeli rahvas, me teame, et Jeesus oli päästja. Siis Iisraeli rahvas ootas ka päästjat, aga nad ootasid seda omal viisil. Nad mõtlesid, et nad olid sellel ajal orjad jälle. Ja Jumal oli juba neid toonud Egiptusest orjusest välja. Neil oli juba pilt, kuidas Mooses oli seal eesotsas ja läksid ja võitlesid ja tegid. Ja nüüd neil oli täpselt sama ootus. Et kui tuleb päästja, kui tuleb Jeesus, ta võtab mõõga ja me läheme ja teeme ülestõusu ja võitleme ennast vabaks. Aga see ei olnud see, mis oli isa Jumala plaan. Ja siis paljud pettusid, sellepärast, et ei toimunudki revolutsiooni ülestõusu. Aga Jumal oli küll saatmas vabastajat. Jumal oli küll päästjat saatmas, aga see vabadus ei saabunud mitte väline vabadus, vaid südamevabadus, millest ma ka rääkisin.
Jumal tahab meie südamed teha vabaks. Ja siis me võime olla ka kõige pimedamas kohas, nii nagu Paulus oli. Me teame, et pandi vangi. Mis juhtus? Nad hakkasid seal Jumalat ülistama. Kuidas ma ülistan Jumalat? Ja mis juhtus? Vangi need uksed läksid lahti. Nad hakkasid tänama, kiitma, laulma ja siis see vangivalvur kargab sisse ja ütleb, et mis ma pean nüüd tegema? Ta nägi, sest et need uksed olid läinud. Nad ei tulnud ise välja, aga ta kutsus nad enda juurde, söötis, toitis neid ja ütles, et sai päästetud tema ja tema pere. Amen. Vaata, teate, see on see kirjakoht, mille peale mina oma usu olen üles ehitanud alati, et saan päästetud mina ja minu pere. Ja ma olen seda näinud ka, et Jumal päästab. Isegi viimastel hetkedel. Minu isa tegi selle otsuse väga viimasel sellisel eluhetkel, aga ometi ta tegi selle otsuse. Ja rääkisin eelmine kord ka valikutest, et meie elus on valikud, mida me saame teha. Aga ma usun, et hea on valida elu koos Jumalaga, koos meie taevas isaga. Ja see on midagi, mida Jumal igatseb. Nii et Jeesus tuli ühe eesmärgiga, näidata meile, milline tema isa on. Aga ta oli 100% inimene ka. Ta oli Jumal, aga ta oli inimene. Ta elas siin maa peal inimesena. Nii et ta oli täitsa sõi, jõi, kasvas, oli väike laps, kasvas ülesse ja kui ta oli ka koos oma jüngritega seal, siis ta oli ikkagi inimene. Aga kus ta sai oma võimed, et tervendada, et tuua vabanemist, et pöörata olukordi, oli see, et ta oli ühenduses oma isaga. Ta ütles, Johannese evangeeliumis räägib sellest, ütleb, et mida ma näen oma isa tegevat, seda mina teen. Meil on niisugune nagu pilt olnud kogu aeg, et Jeesus olid üliloomulikud võimed. Aga Jeesus ütles, et mina lähen ära, aga te saate tegema samu asja, mida mina tegin, ja veel suuremaid. Kuidas see võimalik on? Kui Jeesus oli üliinimene, siis meil ei oleks mingit lootust. Vaid ütles, Jumal tuli samamoodi püha vaimu kaudu tema südamesse. Nii nagu täna ta on meie südametes. Ja täna ka meie võime palvetada inimeste eest ja nad saavad terveks. Amen. Meie võime täna teha täpselt neid asju, mida Jeesus tegi. Selle tõttu, et tema näitas meile selle eeskuju. Ta tuli inimesena siia maa peale, elas kui inimene, aga koos oma isaga. Ja ma usun, et ta kuulis, isa, mida ma pean tegema. Me teame seda lugu, kui ta kirjutas seal maa peale, kui see patune naine toodi tema juurde ja mis variserid tahtsid teha, sest kiri ütles sel ajal, abielu rikkujad visatagu kividega surnuks. Aga Jeesus tuli meile näitama, milline on armastus. Variser oleks öelnud seal, et kui sa muutud, kui sa enam pattu ei tee, siis ma armastan sind. Aga mis täna on isa sõnum meile? Ja ma usun, see oli see, mida Jeesus tegi. Ma armastan sind. Mis ta ütles selle patusele naisele? Ma armastan sind, mine ja ära tee enam pattu. Armastus muudab, kallid. Armastus on minu elu muutnud ja armastus muudabki meie kõikide elud. See on see, Jumala armastus. Me kogeme tema armastust juba patusena olles, juba eksinuna, see ilma temata elades. Ja järsku me saame aru, et tema armastus saab muuta meie elu. Me võtame selle vastu ja see on see, mida Jeesus tegi seal. Ta ei mõistnud seda naist hukka. Ja ta tuli näitama, et ärge teie ka mõistke kohut. Ärge teie ka mõistke hukka kedagi, sest mina ei mõista hukka. Ja kui me hakkame nägema läbi tema silmade inimesi enda ümber, nii nagu Jeesus nägi, siis ta nägi, et sellel naisel oli lootust. Ja meil kõigil on. See on see, mis Jeesus teeb. Ta armastab isa armastusega. Ta armastab välja need maksukogujad ja need abielurikkujad ja kõik, kes tegelikult ei väärinud seda. Nad olid inimeste silmis patused. Jumal armastab meid ja Jeesus armastab meid. Nii et see, mis Jeesus tegi tegelikult, oli see, et isa
las sinu tahtmine sündigu. Kui ta oli Getsemanis, tal ei olnud kerge. Sest ta teadis, et mis teda ootab. Ütles, et isa, kui see karikas, võta ära see karikas, kui see on võimalik. Ometi ta usaldas. Ta tundis oma isa piisavalt, et isa suudab ka ta üles äratada. Ta teadis seda. Ja ta oli valmis minema selle nimel, et see vabadus tuleks meile. Et täna oleks meil seesama elu võimalik, mis temal oli koos isaga. Ja see, et Jeesus oli poeg, ma tulen sinna tagasi ka järgmine kord, või ülejärgmine kord, kui ma jagan sellest, kes meie oleme. Aga vaatame korra Luuka evangeeliumisse ka. Ja siin on see hetk, kui Jeesust ristiti. Ja see on Luuka evangeelium 3:21. Ja ma ütlesin, et Jeesus oli samamoodi täidetud püha vaimuga nagu meie. Siis ütleb nii, ent sündis, kui kõike rahvast ristiti, ega Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avati ja püha vaim tuli ihulikul kujul alla nagu tuvi tema peale ja hääl kostis taevast. See, sina oled minu armas poeg, sinust mul on hea meel. Need olid isa sõnad oma pojale. See oli hetk, kus Jeesus sai täidetud püha vaimuga. Ja kui me järgmine kord räägime püha vaimuga täitumisest ja elust koos Jumalaga ka, siis ma usun, see on see, mis isa igatseb ka, et tulla meie südametesse, anda meile seda jõudu, mida me vajame ja kõndida selle maailma keskel, nii nagu Jeesus kõndis. Nii et see lapselik usaldus, Matteuse 18 on tegelikult ka sellest räägib. Me vahest ei taha lapselikud olla. Tahaksime, eriti noortena, tahaksime täiskasvanud olla juba kiiresti. Aga piibel ei räägi siin mitte meile lapsik olemisest. Me ei peaks mitte lapsikud olema, aga lapsemeelsed küll. Ta ütleb, ta annab tagasi meile lapsepõlve vaimu. Ja siin Jeesus ütleb ka, tõesti ma ütlen teile, et kui te ei pöördu ega saa kui lapsukesed, ei saa te mitte Jumala kuningriiki. Et kes ennast alandab, see on nagu lapsuke, see on suurem taevariigis. Nii et tegelikult see tee, mis Jeesus meile näitas, isa, siin ma olen, las sinu tahe sündigu, minu elus ka. Nii kerge on oma tahet panna maksma ja eladagi seda nagu elu isekalt ja tihti me siis sinna probleemidesse jõuame ka. Ja me teame muidugi, kus see alguse sai ka, et oli ka keegi, kes otsustas teisiti, ütles, et ma ei vaja Jumalat. See oli Esekeli, Jesaja 14 on see. Vaatame korra sinna ka, aga ja siin ütleb nii, kuidas ometi oled Helkias koidutäht alla langenud taevast, tükkidena paisatud maha rahvaste alistaja. Sina mõtlesid oma südames, mina tõusen taevasse kõrgemale Jumala tähtedest, ma tõstan oma aujärje. Ehk siis Lutsiferist või saatanast öeldakse, et ta oli ülistusingel taevas. Väga kaunis olevus. Ja mis juhtus ühel hetkel? Tal läks nina püsti. Aga mina võin ka, mina suudan ka, ta arvas, et tema võib olla kõrgemal, kui ma ei vaja. Ma saan ise hakkama. Ja see oli hetk, kui ta langes. Me vajame üksteist. Me vajame üksteist, me vajame ka Jumalat. Vähemalt mina vajan, meeleheitlikult. Ja tema on meie tugevuse jõud ja see on palju parem. Ta ütleb, võtke minu peale, andke oma koormad mulle ja võtke see, mis minul on. Nii et see on üks hea vahetuskaup, lapselik usaldus. Nii et eks me oleme kõik ka teismelistena või mingil elus oma ikka mässanud ja ütleme, et me ei vaja ja teeme, aga tegelikult me vajame. Me vajame isasid, me vajame emasid, me vajame võdesid, vendi enda kõrval, me vajame seda perekonda, sest üksinda ei ole hea. Ja samamoodi, nii nagu Jeesus vajas isa, vajame meie ka, meie Jumalat, meie taevast isa. Nii et usun, et seda pilti natukenegi tuues teieni täna, et Jeesus oli küll päästja ja ta on tänaseni.
Jeesus oli see imetegija ja ta on tänaseni, ta teeb imesid. Amen. Ta tänaseni, aga ta ei tee täna neid enam ise, vaid ta teeb neid koos meiega täna. Meie kaudu, meie läbi. Jeesus on täna tervendaja. Mina usun, me täna saame koos palvetama ka tervenemiste eest veel. Ja me palvetame hetk hiljem siin, kui me oleme ülekande lõpetanud ja murrame veel leiba koos ka. Nii et kui sa tahad teinekord ka, et sina uuest palvetame ja õnnistame, siis saad tulla kohale. Loomulikult saad alati saata oma palvesoove ka ja me saame palvetada ja õnnistada sind, kus seal iganes sa oled. Aga kui võimalik, tule siia. Sest see on hoopis midagi muud, kui sa saame ühes koos olla. Kui saad kellegile silma vaadata. Ma tean, et praegu on maskid ees ja ei saa seda naeratust näha või neid tundeid teisel viisil, aga silmad räägivad palju rohkem. Nii et silmad on avatud ja usume, et ühel päeval ei ole neid maske ja kõike seda muud ka enam vaja. Aga me läheme edasi. Ma usun, et sain natukegi teieni tuua seda pilti, et Jeesus on tõesti, oli poeg oma isale ja tänaseni. Ja selle läbi, mis Jeesus tegi tegelikult ristil, suri ja tõus üles, ta ütles, et Jeesus, mina olen tee. Ja ta avas meile tee täna tagasi isa koju. Et nüüd ei ole ainult Jeesus poeg isale, vaid täna koos Jeesusega. Me oleme täna Jeesus ees. Tema on pea, me oleme ihu. Kogudus on tema ihu. Siis koos temaga me oleme juba täna koos oma isaga. Ja me oleme täna selle eest Jeesusele väga tänulikud. Aga me igatseme olla koos temaga veel rohkem, tunda teda, Jumala kogu täiust. Et minu jaoks, kui ma jagan ka eraldi isast ja Jeesusest ja pühast vaimust, siis minu jaoks see film või raamat, kui keegi ei ole näinud seda, meil on see raamat ka, oli olemas, meil on praegu välja laenutatud, aga see Urtsiku raamat, et tegelikult see tõi nii ilusasti esile selle isa, poja ja püha vaimu ja kuidas nad kõik samas on erinevad, aga samas on üks. 3 ühes. Ja tegelikult ongi 3 ainu Jumal. Et see pilt nagu maalituna, Jeesus meie parim sõber, kellega võib vee peal kõndida või minna kalale või teha mingeid põnevaid asju, mida kellegile meeldib. Ja samas isa, kes on seal olemas meie jaoks, kui me vajame. Ja püha vaimu on võib-olla kõige raskem üldse nagu kirjeldada, aga ta on üks imeline nõuandja, abiline, kes on saadetud meie jaoks. Aga sellest juba järgmine kord. Nii et murrame ka leiba, palvetame selle üle ka ja siis me lõpetame ka selle ülekande. Kirsikal on veel üks laul meile ka, jah? Et siis Kirsika saabki laulda ja siis murramegi koos leiba. Et võtame ühe hetke ka veel ja ole hea, Kirsika siis. Su armastus ei lõppe seal, kus enam mõista ma ei saa. Veel sügavam on see. Su hoolimine minust on veel suurem, kui ma aru saan. Veel sügavam on see. Veel sügavam on veel sügavam on see. Su armastus ja hoolitsus, su tõde, arm ja halastus, veel sügavamad need. Sa maksid hinna minu eest, kui läksid ristile. Nii kalliks pead sa mind. Kui mõista pühan Jumal sind,
siis leian piiratuna end, sest veel kõrgemad su teed. Veel sügavam on see, veel sügavam on see. Su armastus ja hoolitsus, su tõde, arm ja halastus, veel sügavamad need. Veel sügavam on see, veel sügavam on see, veel sügavam on see, veel sügavam on see. Su armastus ja hoolitsus, su tõde, arm ja halastus, veel sügavamad need. Veel sügavamad need. Aitäh, Kirsika. Tõesti, see on nii sügav, nii lastelaul on ka, kui suur tema armastus on või kui lai või kui kõrge või ega me lõpuni ei suudagi võib-olla siin maa peal seda mõista, aga ma usun, et kui me tuleme teda tundma, kui me igatseme, siis me saame natukene järjest rohkem iga kord kogeda seda, kui hea ta on. Ja teha põnevaid asju, nii nagu isagagi, et nagu vanaema õunapuu otsas seal, et sai teha neid põnevaid asju koos kellegiga, keda me õpime tundma. Nii et täna ka me saame tulla siis selle leiva murdmise laua juurde ja ma usun, et selle saab tulla igaüks, kes usub oma südames, kes on Jumala laps. Nii et see saab tulla, nii nagu meil on olnud nüüd suur pere üle 10 inimese koos ja see külmkapp, mis kiiresti täitub, see kiiresti tühjeneb ka, nii et veel kiiremini tühjeneb, aga meie lapsed saavad tulla täpselt, millal nad ise tahavad. Nii lapsed kui lapselapsed, nad ei tule küsima, et kas ma võin minna sinna külmkapist võtta. No lapsed vanemate käest küsivad, lapselapsed, aga mu tütar Kirsika, ta elab küll juba Võrus, tal on oma elu, aga kui ta tuleb koju, ta ei tule minu käest küsima, et kas ma võin külmkapist piima, Kirsika ostab ise siis juba sinna ka. Aga see ongi see, et tegelikult see toidulaud kuulub nendele, kes on selles peres. Ja meie oleme osa Jumala perest. Ja me saame täna ka tuletada jälle meelde seda lepingut, mis Jeesus ütles, et kui te võtate sellest karikast ja kui te saate sellest leivast, see leib sümboliseerib, et üks ihu, mis leib sai murtud, see oli üks leib ja siis see murti väikestest tükkideks, see on ka see, et me oleme osa sellest suurest ihust. Täna üle terve maailma pühapäeval inimesed kirikutes võtavad osa sellest ja igaüks võtab oma selle väikse tüki leiba, on see siin Tõrvas oleme, või Helmes on Luteri kirik ja meie oleme siin või Valgas on omad kirikud, kogudused või Eestimaal või maailma otsani. Mõtelge tegelikult, kui suur on Jumala laste pere ja nad kõik tulevad ja nad võtavad tegelikult see sama leib, sama ihu ja see sümboliseerib seda. Ja siis teine, mis on see karikas ja Jeesus ütles, et see on lepingu veri, see on uus leping. Ja mõelge, see vana leping oli, kus see püha paik oli suletud. Kord aastas võis ainult ülempreester minna sinna ja mis Jeesus tegi. Sellel hetkel, kui Jeesus suri ristil, see eesriie tõmmati puruks. See kärises ülevalt alla. Tähendab, isa oli oodanud nii kaua, et lõpuks ometi. Lõpuks ometi ma saan selle eesriide tõmmata sealt pühast paigast eest ära, et nüüd mu lapsed saavad tulla. Kõik. Ei ole vahet, kas on suur piiskop või ei tea kes või täiesti tavaline. Miks mul on nii hea meel alati olnud ka selle isa südame teenistuse üle, mis ma olen kohtunud väga suurte inimestega ka, kes vaimulikult on võib-olla kõrgetel kohtadel.
ja vahest on nii, et oi, pastorid istuvad siin lauas ja siis keegi teine, siis olid ükskord Aafrikas olles, seal oli tõesti niimoodi, et siis oli jutlustajate laud, kus nemad sõid lõunat, siis olid pastorite laud, kus nemad sõid lõunat ja siis olid kõik ülejäänud. Meid oli veel 3 jagatud. Aga need üritused, kus ma olen käinud, me istume kõik koos. Me istume ühise laua taga ja siis vahetame ka veel, et iga kord, iga lõuna sööme kellegi teisega, et üksteist tundma õppida. Ja ma usun, et see on Jumala igatsus. Meil ei pea erinevaid laudasid olema. On nendele kõrgetele kohtadele seal ja siis need, kes on kuskil seal. Jumalale ei ole lemmiklapsi. No me oleme küll kõik tema lemmiklapsed. Nii, aga selles mõttes ei ole Jumala riigis, ei ole seda hierarhiat. Ja sellest filmist ka see tuligi esile, nad sõid selle sama Mäkiga koos seal. Nii isa kui Jeesus, kui püha vaim. Nad istusid ühise laua, tegid veel koos süüa ka. Et küpsetasid seal koogikesi või midagi, et tuli appi seal tegema. Nii et see on tegelikult see Jumala süda, see üks perekond. Ja see uus leping, ta ütleb siin Jeremia 31 on see, et mis ma panen nende sisse oma käsuõpetuse ja kirjutan selle neile südameisse. Amen. Jumal täna ise tuleb ja kirjutab seda elavat kirja. Ja ma kunagi kindlasti jagan sellest ka pikemalt uuesti, aga Esekeli 36 ütleb nii ja 26. Ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivi südames ja annan teile liha südame. Ma panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te käite mu seaduste järele. Või õieti ma põhjustan selle, et see ei ole enam meie pingutus, et kas me peame head tegema või halba, aga kui tema kirjutab seda head uut kirja meie südametesse, siis me lihtsalt elamegi tema armastusest lähtuvalt. Sa ei tahagi halba teha enam, sest see headus tuleb sinust esile. Elu koos temaga. Nii et võtame täna, palvetame selle eest, me palvetame ja õnnistame seda karikat, seda leiba ja siis me ülekande lõpetame, nii et olge väga õnnistatud ka oma kodudes seal ja kohtume jälle järgmisel pühapäeval ja võtke lihtsalt vastu see tervenemine, see kõik, mida Jumalal on meie jaoks. Kallis taevane isa, palvetame koos. Kallis taevane isa, me täname sind, et tõesti võime tulla sinu laua äärde ja me täname selle uue lepingu eest. Me täname, et me ei pea enam selle vana lepingu ajal, kus me pidime oma ohvriga tulema, oma asjadega tulema ja ikka me ei jõudnud sinuni. Aga me võime täna tulla ja olla osa sellest lauast, sellest perekonnast, sellest armastusest ja kogeda seda armastust. Aitäh sul selle eest. Me õnnistame seda karikat, isa, Jeesuse nimel. Halleluuja. Ja isa, me täname ka selle leiva eest, et tõesti see on üks leib, aga see sai murtud paljudeks, tuhandeteks, miljoniteks tükkideks, et me oleme üks suur perekond täna ja me võime armastada üksteist selle armastusega, mis sa oled andnud meile. Ja täna ka las me siis kogeda, kui me saame, võtame sellest osa, las see tervenemine tulla, las see taastamine tulla, las ülesehitamine tulla jälle. Isa, aitäh sulle. Isa, ja kes kodudest samamoodi võite võtta oma leiva, võite võtta selle karika ja ühineda meiega selles leiva murdmises. Te olete samamoodi üks meiega. Nii et olge väga õnnistatud ja kohtume jälle. Amen.